Donald Trump lobises sõjast Iraaniga ja see tekitas ameeriklaste seas tõelise šoki. On olemas selline ajakirjanduslik termin nagu killer quote ehk tappev tsitaat. See on see, mille poliitik ütleb välja ja saab kohe aru, et ta tegi suure vea ning see tsitaat hävitab ta poliitikuna lõplikult. Aga rong on juba läinud ja tsitaat levib meedias ning muutub üldtuntuks. Just sellise tappa tsitaadi ütles sel nädalal välja Donald Trump. Ja väljaanne Axios pühendas talle täna eraldi artikli pealkirjaga Trumpi tappev tsitaat paljastab tema lootusetu olukorra Iraani ja inflatsiooni küsimustes. Ja Trumpi tsitaat kõlab nii. Ma ei mõtle ameeriklaste rahalisele olukorrale, see pole oluline. Nii kommenteeris ta ummikseisu läbirääkimistel Iraaniga. Ja just selle tsitaadi mõju ja tagajärgi analüüsimegi selles saates koos teiega. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like, kirjutage oma kommentaar selle video alla ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši uudised. Telegrami link on selle video kirjelduses. Alustame kohe Donald Trumpi tsitaadiga. CNN-i ajakirjanik küsib Donald Trumpilt, kui palju mõjutab ameeriklaste rahaline olukord tema otsuseid Iraani suhtes. Trump vastab järgmiselt. Ma ei mõtle ameeriklaste rahalisele olukorrale, ma ei mõtle kellelegi. Ma mõtlen ainult ühele asjale. Me ei saa lubada Iraanil omada tuumarelva. See on ainus asi, millele ma mõtlen. Ma tõlgin. Ma ei mõtle ameeriklaste rahalisele olukorrale. Kõik. Punkt. Ja see tsitaat plahvatas hetkega kogu info välja, sest ameeriklased kannatavad inflatsiooni tõusu ja bensiini hindade kallinemise tõttu, mis on tingitud sõjast Iraaniga. Ja nende president ütleb otse, mind ei huvita teie rahalised probleemid, mul on siin oma sõda. Ma ei mõtle teie rahalisele olukorrale. Ja ükskõik kuidas see ka ei kõlaks, ei suuda president Trump tegelikult leida viisi, kuidas ühendada oma soovi lõpetada sõda Iraaniga enda tingimustel vajaduse koheldada inflatsiooni ja hoida aktsiaturgu kontrolli all kongressi valimiste aastal. Need osutusid kokku sobimatuteks asjadeks ja see ongi põhiline lõks, kuhu ta iseenda ajas. Kuidas ta sinna sattus, vaatame järjekorras. Mida Trump tegelikult? Olgem ausad, mida Trump tegelikult mõtles, kui ta ütles selle kurikuulsa tsitaadi? On ilmne, et Donald Trump ei kavatsenud sugugi teate ameeriklastele näkku sülitada ja öelda neile, et tal on ükskõik nende rahalisest olukorrast. Ei, kindlasti mitte. Ilmselt tahtis Trump öelda järgmist, et nagu ameeriklaste sisemised hirmud ei takista teda astuma samme, mida ta peab vajalikuks, et takistada Iraanil tuumarelva loomist. See tähendab, et jutt käib prioriteetidest, mitte ükskõiksusest oma enda kodanike suhtes. Ta annab otse mõista, et jah, hind on kõrge, kuid me saavutame ikkagi oma eesmärgi. Aga probleem seisneb selles, et juba novembris toimuvad Ameerika Ühendriikides kongressi valimised. Ja just see nüanss läheb kindlasti kaotsi demokraatide poolt tehtud reklaamklippides. Ja need tehakse hetkega valmis. Sest tsitaat on lihtsalt ideaalne. Trump ja tsitaat. Ma ei mõtle ameeriklaste rahalise olukorra peale. Nüüd on selle tsitaadi taga tegelik majanduslik valu. Naftaga kaubeldakse üle $100 barreli eest ja osa sellest on otseselt seotud Hormuzi väina blokaadi ja USA sõjaga Iraani vastu. Ja Reuters teatab täna, et Brent on juba üle $108 barreli eest. Iga lisadollar nafta hinnas tähendab otseseid tagajärgi ärile, kaubaveole, ostujõule, inflatsioonile ja nii edasi. Ameeriklased tunnevad seda iga kord, kui nad oma autot tangivad. Ja kui president ütleb, et ta ei mõtle nende rahalisele olukorrale, see kõlab täpselt nii, nagu see kõlab. Ma ei mõtle teie rahalisele olukorrale. Ja keegi ei kuule enam seda, mis pärast koma öeldakse. Absoluutselt mitte keegi. Nüüd selle tsitaadi kontekst täna, 14. mail. Donald Trump ütles need sõnad Washingtonis vahetult enne lendu Pekingisse. Ja täna kohtub ta juba Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga. Ja üks peamisi päevakorra teemasid on just Iraan. Nagu teada, Donald Trump ja Xi Jinping jõudsid kokkuleppele, et Hormuzi väin peab jääma avatuks energiaressursside vabaks liikumiseks. See oli esimene ühine avalik seisukoht kahe liidri poolt Iraani suhtes. Ja see on otseselt seotud majandusliku survega, mille peale Trump väidetavalt ei mõtle. Ja siin on Trumpil ilmne dilemma.
sisuliselt on Trumpil 3 survemehhanismi Iraani suhtes. Sõjaline, sanktsioonide ja diplomaatiline. Sõjalist on juba kasutatud, kuid see tõi kaasa naftahindade tõusu ega murdnud Teherani. Ja kuigi praegu räägitakse taas sõja puhkemisest, on juba ilmne, et ilma maismaa operatsioonita ei saavuta Trump midagi. Teine hoob on sanktsioonid, aga need on juba maksimaalsed. Edasi polegi kuhugi minna. Diplomaatiline hoob, läbirääkimised käivad, aga on ummikusse jooksnud. Iraan ei nõustu loobuma oma tuumaprogrammist. USA ei ole valmis sanktsioone tühistama enne, kui see juhtub. On muidugi ka 4. hoob, see on Hiina. Ja just sellepärast ongi Trump praegu Pekingis. Aga Hiina ei ole, tasuta teenus. Hiina allikad, kes on olukorraga kursis, leiavad, et sõda Iraaniga on potentsiaalselt tugevdanud Pekingi läbirääkimispositsiooni. Sest USA vajab Hiinat rohkem kui tavaliselt ja Peking kasutab seda ära. Abihind Iraani küsimuses, kaubanduslikud järeleandmised, võib olla ka Taiwan. Ja kindlasti ka osa mikroskeemide piirangute tühistamine. Ja Xi Jinping ütles täna juba otse näkku Donald Trumpile, et kui Taiwani osas järeleandmisi ei tehta, võivad USA ja Hiina sattuda avatud sõtta, milleks Hiina on valmis. Aga USA on selgelt nõrgenenud pärast sõda Iraaniga. Ja siin omandab fraas "ma ei mõtle ameeriklaste rahalisena olukorrale" hoopis uue mõõtme. Trump sõidab Pekingisse abi paluma ja selle abi eest maksab ta järeleandmistega. Millistega täpselt, seda me praegu ei tea. Me saame teada tulemuste põhjal. Kui Iraan lähinädalatel oma seisukohta pehmendab, tähendab see, et Hiina avaldas survet. Ja see tähendab, et Trump lubas midagi. Ja see hind langeb lõpuks samuti Ameerika maksumaksjate õlgadele, ühel või teisel viisil. Nii et fraas "ma ei mõtle ameeriklaste rahalisele olukorrale" on palju täpsem, kui esmapilgul paistab. Lihtsalt mitte selles mõttes, mida Donald Trump ise silmas pidas. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, tehes mis tahes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega!